See on lugu ühest rühmast mõtlejatest, kelle ideed sündisid keset sügavat kriisi, aga mis kajavad üllatavalt valjud vastu ka meie tänapäeva debattides. Nii et lähme ja uurime koos, mis see Frankfurdi koolkond õigupoolest on. Kõik sai tegelikult alguse ühest suurest ja närivast küsimusest. Mõelge korraks, Karl Marxi teooria järgi oleks pidanud töölisklass just Saksamaa-sugustes arenenud tööstusriikides kapitalismi kukutama. Aga seda lihtsalt ei juhtunud. Ja see küsimus, et miks see oodatud revolutsioon ikka ära jäi, saigi kogu nende mõttetöö absoluutseks lähtepunktiks. Ja et aru saada, kust nad tulid, peame korraks vaatama seda ajastut. Euroopa oli esimesest maailmasõjast täiesti laastatud. Saksamaal oli revolutsioon just läbi kukkunud ja Weimari vabariik vankus pidevas kriisis. Ja just selle kaose ja segaduse keskel asutatigi 1923. aastal Frankfurdis Sotsiaaluuringute Instituut. Instituudis said neid mõtlejad väga ruttu aru, et vanadest teooriastest enam ei piisa. Traditsiooniline, puhas marksism ei suutnud lihtsalt ära seletada, miks töölised ei käitunud nii, nagu teooria ette nägi. Oli vaja midagi täiesti uut. Ja see viis nad ühe väga olulise taipamiseni. Kapitalism oli palju kavalam ja paindlikum, kui keegi oli osanud oodata. Selle asemel, et töölisi endast eemale tõugata, suutis süsteem nad hoopis endasse imeda. Kuidas? Pakkudes neile tarbimiskultuuri ja piisavat heaolu, et see revolutsiooniline leek lihtsalt kustus ära. Ja see oli klassikaliste marksistide jooks täielik müsteerium. Ja just siit sündiski nende kõige kuulsam projekt, mille instituudi juht Max Horkheimer nimetas kriitiliseks teooriaks. Ja olgem ausad, see polnud mingi kuiv akadeemiline teema. Ei, selle eesmärk oli palju suurem. Mitte lihtsalt maailma kirjeldada, vaid seda ka päriselt muuta. Paljastada need peidetud ideoloogiad ja võimustruktuurid, mis hoiavad inimesi kammitsas, tihtipeale isegi nii, et nad ise sellest arugi ei saa. Nende lähenemine oli oma ajas täiesti radikaalne, sest nad segasid kokku asju, mida varem koos ei vaadatud. Muidugi, aluseks oli Marxi majandusanalüüs ja klassivõitlus, aga siis nad lisasid sinna Freudi psühhoanalüüsi, et uurida, kuidas ühiskond meie sisemaailma ja alateadvust vormib. Sinna juurde võtsid nad Max Weberi ideed bürokraatiast ja sellest, kuidas maailm muutub aina ratsionaalsemaks ja kõigele andis filosoofilise raami Hegeli dialektika. Tulemuseks oli midagi täiesti enneolematut, teooria, mis vaatas ühiskonda nagu läbi mitme erineva läätsekurraga. Ja just siis, kui nende ideed hakkasid ilmet võtma, tabas Saksamaad ja kogu Euroopa täielik katastroof. See sündmus sundis nad kodumaal põgenema ja andis nende tööle uue palju süngema suuna. Aastalt 1933, kui Hitler võimule tuli, oli instituudi saatus otsustatud. See pandi otsekohe kinni, enamik selle liikmeid, paljud neid juudi taustaga, pidid põgenema, et oma elu päästa. Pärast lühikest peatust Genvis leidsid nad endale uue kodu ookeani taga Ameerika Ühendriikides, New Yorgis, Columbia ülikooli juures. Natsismi pealt nägemine muutis kõike. Nende põhiküsimus polnud enam lihtsalt, miks revolutsiooni ei toimunid. Nüüd oli see midagi palju kohutavamat. Kuidas on võimalik, et terve haritud rahvas langeb nii irratsionaalse ja hävitava ideoloogia küüsi? Kuidas see juhtus? Nad hakkasidki uurima just neid allumise ja sotsiaalse kontrolli mehhanisme. Ja just Ameerikas, keset uut massikultuuri, arendasid Adorno ja Horkheimer välja ühe oma kõige tuntuma idee, kultuuritööstuse kontseptio. Nende jaoks polnud Hollywoodi filmid, raadiosaated ja popmuusika lihtsalt süütu meelelahutus. Ei, see oli nagu üks suur tehas, mis toodab konveieril standardiseeritud kultuurikaupa, mis muudab inimesed passiivseks tarbijateks ja, mis kõige olulisem, summutab igasugust kriitilist mõtlemist. Adorno ise ütles selle kohta väga hästi. Ta leidis, et see kergesti seeditav ja meeldiv popkultuur on justkui magus vaht, mis ei lase meil mõelda sügavamatele, keerulisematele ja tihti ka ebamugavatele probleemidele. See on selline mõnus hetkeline nauding, mis varjutab ära kogu suure pildi. Aga teate, nende töö polnud ainult teoreetiline heietus. Nad püüdsid oma ideid ka päriselt testida. Nende kõige kuulsam uuring, autoritaarne isiksus, otsis vastus küsimusele, mis teeb inimese fašismile vastuvõtlikuks. Ja nad leidsid 3 peamist tunnust. Esiteks, jäik konformism, ehk siis pime usk traditsionaalsetesse väärtustesse. Teiseks, agressiivsus kõige teistsuguse ja võõra vastu. Ja kolmandaks, peaaegu obsessiivne huvi võimu, domineerimise ja tugevate juhtide vastu. Nüüd aga liigume edasi sõjajärgsesse aega, sest just siis hakkasid koolkonna sees tekkima esimesed suured mõrad ja nende pärand muutus aina keerulisemaks ja vastuolulisemaks.
1990ndate aateüliõpilasrahutused lõid koolkonna sõna otseselt mõttes pooleks. Adorno ja Horkheimer, kes olid oma silmaga näinud natsismi esiletõusu, olid surmani hirmul masside kontrollimatu energia ees. Herbert Marcuse aga, tema nägi just nendes protestides täiesti uut revolutsioonilist lootust. Temast saagi selle liikumise üks suurimaid iidoleid ja mõtlejaid. Ja just Marcuse kaudu jõuamegi Frankfurdi koolkonna ühe kõige, ütleme, plahvatusohtlikuma ideeni. Ideeni, mis on tänapäevaste sõnavabaduse ja tsensuuri teemaliste vaidluste keskmes. See siin on Marcuse kõige kuulsam ja provokatiivsem mõte. Tema argument oli järgmine. Ühiskonnas, mis on juba eos ebavõrdne, pole olemas neutraalset sallivust. Kui me sallime kõiki ideid võrdselt, siis tegelikult aitame kaasa olemasoleva ebaõiglase süsteemi säilimisele. Ja tema järeldus oli, et rõhuvate ideede levikut tulekski aktiivselt piirata, et vabastavad ideed üldse kõlama pääseksid. Nii et nagu näete, Frankfurdi koolkonna pärand on keeruline ja see elab edasi absoluutselt kõikjal meie ümber. Ühelt poolt on nende ideed olnud tohutuks inspiratsiooniks näiteks kriitilistele õigusteadustele ja andnud teoreetilise vundamendi paljudele sotsiaalsele õigluse liikumistele, aga teiselt poolt just nende ideed on keset tänapäevaseid tulisid vaidlusi poliitkorrektsuse ja sõnavabaduse üle. Kriitikud on loonud nende töö halvustamiseks termini kultuurimarksism ja süüdistanud neid elitarismis ja massikultuuri põlgamises. Niisiis, võtame selle pika ja okkalise intellektuaalse teekonna kokku. On täiesti selge, et see, mis algas kunagi ammu vastusena ühele läbikukkunud revolutsioonile, on täna endiselt uskumatult asjakohane. Nende esitatud küsimused võimu, kultuuri, vabaduse ja rõhumise kohta on võib-olla isegi olulisemad kui kunagi varem. Ja see kõik viibki meid selle viimase küsimuseni, mille ma jätan teile endile mõtisklemiseks. Kas Frankfurdi koolkond andis meile kriitilise tööriista, et paljastada varjatud võimustruktuure ja ehitada õiglasemat maailma? Või lõid nad hoopis intellektuaalse tegevuskava, mis õigustab sallimatust ja mõttevabadusi piiramist? Tõde on ilmselt kusagil vahepeal, aga nende pärandi üle vaideldakse tulihingeliselt veel väga pikka aega.